Kukk Portus esitleb. Täna ma olen Viljandimaal Kärma talus ja siin on vaja teha tõsiselt füüsilist tööd. Käega tööd, aga kõikega ma ei jõua. Lähen toon õige traktori. Kahtlemata minu jaoks tegemist ühe parima asjaga üldse sõita traktoriga maal, vedada sellist heinapalli ja mul on väga hea tunne päriselt. Tere, Andero! Oi, tere! Tervitust! Abivägi, milline au! Sulast on vaja sul? Ai, sinusugust alati! Kuule, ma siin ühe heinapakki tõin, või heinapalli. Kuhu ma selle panen sul? Kuule, läheb üles lakka, ma arvan, et lambad talvel rõõmustavad. Räägi mulle, et kus kandist või kus kohas see pihta hakkas see sinu jaoks see talunduse teema? Minu jaoks hakkas asi tegelikult juba lapsepõlvest, sest suveti sai kõik siin maal vanaema vanaisa juures veedetud ja võib-olla ka koolivalik siis sai sealt sai siis Eesti Põllumajandusülikoolis loomakasvatus õpitud. Peale seda veel aastakene Taanis studeeritud ja siis tegelikult siia siis kodutallu ka tuldud. Kodus toimetamisega ja ainult siis ütleme selle kodutalu arendamisega oleme viimased 3-4 aastat tegelenud. Et abikaasa on siis see, kes nii-öelda peret toidab, olles siis käsitööõpetaja, et mina olen siis see nii-öelda vaene sulane, kes tegeleb enda hobidega. Keda sa kasvatad siin üldse peale lammaste? Nagu öeldakse, hunt kriimsilma 9 ametit, 10 on nälg, et on tõesti 100 põhikarjautte, siis on mesindus on siis võiks öelda selline nii-öelda põhisuund, mis võib-olla ka siis leivalauale toob, et mesilasperesid on ka praegu 40 ringis, et seda suunda tahaks vähe laiendada. Siis 40 šoti mägiveist sööb siis poollooduslikku kooslust puhtaks, et tegeleme siis ka poollooduslike koosluste taastamisega mingil määral, et saaks kodu ümbruse korda. Vanamutid, tulge! Ute! Ute! Tulge leivale! Ute! Tulge sööge leiba. Hops, püüa. Siin talus on Portusel kukk Helmut, talle vastas, kes on tõeline kunn. Juba käis ka väikene maadlus ja Portusel on näha väikesed võitlusarmid, nii et Portus ole siin korralik ja viisakas kohalike kanadega. Portus leiba. Kuule, võtta leiba. Tahab Portus leiba? Noh, tubli. Tossu pole. Misi laseb vähe kurjad on, aga mul on kaitseülikond. Jou! Kohe tuleb Andrega siia tossuga. Hetke ma olen ilgelt julge muidugi selle kogu kostüümiga. Aga siis me vaatame, mis siin sees on. On nii, mesilased? 21. juuli, kui on tulemas avatud talude päev, siis tuleb kindlasti inimesi rohkem kui 10 või 20. Et mida nad siin näha saavad, katsuda saavad, süüa saavad? Et meil on jah, esimestel aastatel, kui see avatud talude päevad siin lahti läks, siis olime kaunikesti naiivsed, et palju seda rahvast ikka tuleb, keda see maaelu huvitab. Tuleb tunnistada, et see on üks parimaid maaelu turundamise meetodeid, sest reaalne huvi inimestel on väga suur ja viimasel aastal 700-800 inimest käis meil läbi ja see inimeste hulk on aasta-aastalt kasvanud. Ja eks me olemegi siis iga aastaga natukene ise õppinud, et paljud tahavad lihtsalt tulla koha peale chillida, niisama vaadata, osasid reaalselt huvitab see, mida me teeme, käivad selle ekskursiooni meiega kaasas. Kõik meie taluhoonete uksed, traktorid, kõik on avatud ja oleme siis teinud sellise iga täistund väikese tuuri siis talus, kus ma siis seletan, kes me oleme, mis me teeme talu ajaloost, mesindusest, lammastest, lambatõugudest, veistest, kõigest sellest ma räägin siis täpsemalt, et on peresid, kes reaalselt tulevadki siia puhkama terveks päevaks siis, et mõnulevadki siin terve selle päeva. Siin on nüüd haue, töölishaue
ja mesi kaanetatakse selliselt, näed, eks ole. Pannakse kinni Just korralikult. täpselt ja siit kasvavad siis uued mesilased tulevad, kooruvad siit ja kui meeraami võtame siis välja, kui vähemalt 2/3 on kaanetatud. Kõigil on täiesti oma tööjaotus. On. Mehed käivad korjamas need mesilased, kes on enda tööd tegemised tarus lõpetanud, sest meie korje väljaspool taru on ju kõige riskantsem, eks ole, ja ei saa ju riskida sellega, et kõik noored mesilased surma saavad, seepärast sellised vanemad mesilased saadetakse korjele. Mesilasi vaatasime, katsusime neid, kärgeva tõstsime, aga nüüd läheme hoopis vurritama mett. Kuidas ma see mee kätte saan? Kõigepealt tuleb kaanetis ära võtta, ehk et Kaanetis? Kaanetis, jaa, vaata see pläuss siin peal on kaanetis, see on väiksed vahaplaadid, mille mesilased siis peale panevad meekerjele, kui ta on meekerjakanule, kui on mesin sees valmis. Niiviisi kakuta ära ja kui sul on 4 raami kahelt poolt ära kakutud, siis paneme vurri. Sa võid seda sama kaanetist ka süüa, see on imemaitsev. Ja vaha võid alla ka neelata, ballastaine ei juhtu suga mitte midagi. Ole nüüd julge. Väga hea. Just. Tegelikult 21. juulil, kui on avatud talude päev, on võimalik kõigil tulla siia vist vurritama. Võimalik, et see sama, mis see nimi on, kaanetist süüa. Seega, tulge siia Viljandimaale Käärma talusse 21. juulil avatud talude päeval. Avatud talude päeval on teil võimalik näha ka siidikana sellist armast nunnut. Kuti.